Tore hommikust. Siuke tore hommik täna. Et eilsest päiksest pole enam suurt midagi järgi. Aga sellel me ei lase endal tujul langeda. Ikkagi on tore. Just ärkasime, Holger on seal. Suomenna. Tavaline värk. Kohvi järgi, mingi kurguvalu kiusab mind juba siin eilsest saadik. Aga pole hullu. Veel kord. Vaadake seda kohta. Põhimõtteliselt ilgelt suure kivi otsas. Lihtsalt kämbime. Siit läheb tee alla sinna kaugusesse. Meil mitte küll tett päris. Tett läheb natuke tagasi. Aga jah, põhimõtteliselt nüüd on meil siin mööda Vene piiri üles sõit. Tõenäoliselt jõuame täna selle koha peale ka välja, kus hargneme jälle sissepoole. Aga võib-olla mitte, oleneb kuidas olud on. Ühesõnaga, sinna on tegelikult kaardi pealt vaadates väiksem distants, kui me juba eile läbisime, nii et võimalused on päris head. Vot. Aga nüüd siis protseduurid. Ja hommikusöök on siis makara sinepiga. Niimoodi elatakse siin Soome laavudes. Toiab küll. Kõige parem ole. Juustumakara oli väga hea. Aga see on siin mingisugune champion või? Camping, mitte champion. Täpselt ja sobib siia kämpimisse, aga sellel on 58% liha. Aga maitsemas nagu oleks, seda 58% ma küll siin ei tunne. See on nagu siuke veider pirukas. Pagaritoode. Ja siis minekud nüüd. Jalg ei kinni lihtsalt kuradi. Lenksu taha ei saanud maha panna. Lollakas. Okei. Saapal on siuke muster. Püsti. Oi, see minek ei läinud hästi. Proovime uuesti. Kõik saabas. Nii.
vaatab valesse kohta. Jou! Siit kaudu saad tagasi minna. Kohe meelsukast on ju. Ja, saab küll. Ma panin külje maha seal üleval ja ma panin külje maha. Mitte külje maha, aga ma hakkasin liikuma ja tahtsin käiku sisse panna, aga saapa muster jäi kuradi kinni siia jalarauda. Ja hõmusin pikali, jaa. Ja no vaikselt ma sain kuidagi ratast ka veel hoida, aga no ratas oli pikali. Päris pull. Ja siin on siis lõpeb Euroopa Liit ja algab Tivlastan. Normaalne inimene sinna ei lähe. Või noh, ma ei tea, eile me sinu juures vaatasime, tegelikult oli täitsa normaalne mees, kes seal läbi Siveri sõitis. Ja tagasi ei saa. Küll Venemaa su ära paigutab, kui sinna sisse sõita siit. Ja siit Vene piiri kõrvalt ülesse. Meist paremale jääb Venemaa. Vasakule Vaba Euroopa, NATO ja tee siin on nagu siuke keskmine Soomaa kruusatee. Kogu see eks vaatab, siin peaks mingid põnevaid äkki kaitserajatisi ja värki jääma nüüd tee peale, siis me neid lähme vaatame, kui jääb silma. Üldiselt see Soome tett ja ma ei tea, kui eile ei jäänud mikrisse võib-olla, aga on siuke tehniliselt on ta väga lihtne. Eks ta enamasti siuksed pinnatud teed ongi. Aga palju ilusaid vaateid. Teed on kurvilised ja kurvid jääb mitte ainult paremale ja vasakule, vaid ka kurvid on üles-alla. Ehk siis tõusud ja langused. Olger, kuidas sulle siiamaani meeldinud on? Olger kinnitas, et talle on siiamaani väga hästi meeldinud. Alguses ta mõtles, et on liiga igav, aga siis ta harjus ära sellega, et ei ole väga challenge'it ja nüüd talle ka meeldib. Olgerile meeldib kiiresti sõita nendel kruusakatel. Ma mäletan, kui me mõned aastad tagasi alustasime Olgeriga, siis ta võttis üsna ettevaatlikult kruusakaid. Ja rehv oli ka kehva, jah, aga nüüd mees raiub siin niimoodi neid kiiruskatseid, et vaataja imestab. Vaat, aga jah, nüüd metsast välja, ega siin jah, niisugust harimata maad ei ole, et valdavalt on kõigest, no okei, just minust, see on ka mingi hernes kasvab siin, et suured põllud, talumajapidamised, kalhoose ei ole, et selline see Soome on. Aga me praegu siis ohvi ja kui midagi põnevamaks läheb, muutub, siis jälle tagasi. Border zone, no entry without special permit. Ja, samas mingi vend elab seal. Kus kohas? Ei näe. Jaa, sealt nüüd näen. Seal ongi piir. No jah. Poisskastid on, keegi seal elab.
meie sinna ei saa. aga huvitav, kui siis, nojah, see sõda sõjaks, eks ju, et eks see ennem oli ka vist niimoodi, ega sa ei saanud sinna niisama minna. Enne seda Ukraina sõda. Nüüd on nagu eriti, jah, ma arvan. Nüüd hoitakse silma peal, siis võib-olla jälgiti vähem, aga nüüd mõlemad pooled jälgivad, et keegi siin ei spioneeriks. Kaks järve. Noh, vahtige nüüd. Üks järv, kaks järv. Vaatetorn ja kollased põllud. Kaamera on nii raske, et kiiver vajub koos prillidega ninale. Korralikult vajutab. Ütleb Ida-Soome talupoeg, kui ta hommikul, politsei, kui ta hommikul piirikontroll. Vaat siuke asi. Ühesõnaga Ida-Soome talumees ärkab hommikul üles ja avastab, et tal on traktor hoovi pealt läinud. Mis ta ütleb? Jah. Umbes nii, jah, täpselt nii tähendab. Ütleb, kus mu traktor on? Ei, Helmeti on liiga palju emotsiooni. Ta kosmotraktori on. Et siuke naljand siia vahepeale. Paremal kraam. Jah, siukses kohas saad telki üles panna on ikka piin. Eile panin õhuke samblakiht on, no kivi otsa sööbisime, õhuke samblakiht on kivi peal ja siis sinna telgivaia. Õnneks oli väga väike tuul, aga sellest hoolimata hommikul oli nagu telk laperdas, et üks vai oli väljas. Olgeril oli sama teema. Tal ei ole vaiesid vaja telgi jaoks, aga tal on katte jaoks vaiesid vaja. Ja see ähvardas talle ka ära lennata. Siit vaatale. Mingi karjäär. Tahad hullata või? Autod seal all on. Ja seal on siukene kivihundikud, mägi tehtud. Jah, aitäh. Jah. Ole. Ma arvan, et on, aga väga imelik, kuidas niimoodi doominoklotsid.
tore tee. Siiamaani kõige toredam tee. Prügikastid on siin lihtsalt. Miks? Ja. Kuhu poole? Vasakule. Veel üks näide, millised on mökid Soomes. Praegu teine midagi. Aga siin natuke teetilt kõrvale on siuke koht, siuke mökk või laavu nagu karhunpesa. Jah? Karupesa. Ja sealt hakkab tulema. Keemil tuleb näidata. Seal ta on. Karupesa. Kus? Lähme vaatame. Leidsime Soome kõige sitema tee ülesse. See on nüüd karm. Ja seda peab tetiga Lansmanile teadma andma, et mingi ongelma on. Siin ei saa sõita. Muda ka. Jõhker tee. Nii, siit läheb paremale. Ma eeldan, et ei lähe tulevalt. Valdasin natuke välja isegi. Oi.
nii, kui te arvate, et see on siin mingi tavaline bussipeatus, siis te eksite. Olger avastas, et see ei ole siin mitte lihtsalt, kus me oleme, Kosemanti juures kuskil. Hush 30 on bussipeatuse nimi. Ja see ei ole mitte tavaline bussipeatus, vaid see on Hall of Metal. Kui me läheme siia sisse nüüd, nii, siin on... Iron Maiden, AC/DC, State of Euphoria, King Diamond, Anthrax, Metallica, Ozzy Osbourne, Scorpion, Testament, Manowar, Slayer, 666, Wasp, Motorhead, Megadeth, Saxon. Judas Priest. Oh my god. Siin elavad, siuksed hevimehed elavad. Metallicas ei võtlusid või? Motorhead ütlesid ka. Sai vist kõik öeldud. Siin on neid nii palju. Siin on kirjutatud ka laulusõnasid. 7 deadly sins, 7 ways to win, 7 holy paths to hell. Path. Vot siukene. Siin ei ela mingid lihtsad mehed, see on üldse siuke hardcore heavy. Aga muidu, või noh, sellepärast siin ongi nii ilus, kui siin ümberringi vaadata. Väike parandus. See ei ole mitte Hall of Rock, vaid me leidsime üles audiotalo. See peabki olema audiotalo. Kuulus laulust. Või bänd on mingi audiotalo või laul. Bänd ja putka. Kuulus bänd ja kuulus putka. Kaunis. Ja tundub, et me oleme mäe otsas. Oota, päris tõsine laskumine. Parem. See väike asi läks meelest. Siuksed põllud. Ja niimoodi me sööme. Kohaliselt siin. Mis paukus on niimoodi? Õrbiti siin. Kaaraullast. Kaaraullast. Kohalik kaaraullast. Supermarket. Makarat. Kaaraullast. Leidsime teine siin toolid väljas. Väga teeres küveleda. Väga mõnus. Juustu makarat. Üle silla. Jõhker raudteesõlm. Ja. No nüüd ei toimu siin enam midagi. Arrakas lendab ja kohvik.
on tõesti äge, see on telefoni auto, vaata. siin võiks isegi drooni lasta, aga sajab ja piirid sood. Filmin niisama. Puhelin on siin. John Nurminen. Oho. John Nurminen. Tulli. Customs. Nuiamaa. Kuule, see oli äge, et me siia tulime. See on väga äge. Suomi, Finland, kuule, ma olen praegu Venemaa pool siis üldse või? Jesus. Vau. Kuidas sinna saab? Päris äärest. Oh my god. Okei. Se on tore. Ida-Soome avarust. Väike rattajõe. Kõigepealt minna vaadata võib-olla. Seda küll. Aga järve ääres ei olnud vist midagi. No aga äkki siis läheme laagrisse. Siin ei ole vist nii suur kivi peal, saab telgiga panna. Kivi peal on ta ikka hea, aga mingid puujuured on siia suutnud ajada ennast. Siin on eraldi laud ja kuule, see on ju äge. Ongi nii? Neegeri. Neegeri. Ära võta. Tampi on siin käinud 29, 4, 26. Nii. See on äge. Seda paha ei ole. Ja WC isegi või? Vapsi.
paberit on omal. Lähme vaatame teist mäkki. Veel paremat mäkki veel. Sellega ei tahtnud veel kõiki lõpetada. Selle mäkki nimi on mägi. Arusaadavalt põhjustel. Tõust, aga erinevalt Eestist ei ole siin need mäed viimased. Ei ole pisut nii suur. Saab loomusam tõusta. Märg. Meil ei nüüd laev. Täna on meil natuke teistsugune laavu. Me oleme juba peaaegu oma selle idapiiri äärse tetilõigu lõpus. Ja siin pärast olles külastanud 3-4 võimalikku ööbimiskohta ei jäänudki meil üle muud kui valida see, sest õht on juba käes. Aga siin pole viga. Siin saan isegi mina endale tooli, kui ma tahan. Seal taga paistab täitsa korralik WC. Üldiselt nende laavude juures WC-d ei ole, aga siin on selle kohta. No see on ühe mingi küla on siin kohe kõrval vist, et selle mingisugune plats. Ja siis siin sees on meil, vaatame järgi. Tada! Siin on grillase. Aknad. Elekter, siin on, come on. Siin on kontaktid, võtad voolu, laed mida tahad. Seina peale võid panna ilusad lambid põlema, tõesil on ka valge. Tegelikult pime sai, ja pole vaja, laelamp on, come on. Pane põlema uuesti. Ja siin siis grillid. Ja oled mõnus. Ja keegi mingit raha ei ole selle eest küsinud. Nii. See hetk päevas. Nende terviseks, kes tetil. Väike update. Tuli põleb. Hästi. Laud on juba, laual on juba toodud vajalikud tarvikud. Ja siin on tõesti jälle see Finlandia vodka, mis oli nagu nii jube oli eile. Et siis me mõtlesin, et me segame seda mitte nüüd selle kohviõllega, vaid selle mehuga, mis see on, jõhvika mehuga. Lahjendame ära selle liiter jõhvika mehu 200 millilitri viina kohta, et siis peaks saama äkki selle joodavaks. Ja sätime ennast sisse siin. Ja oleme mõnusad ja muidugi täna on 19. kuupäev, pühapäev. Ja see tähendab mida? See tähendab seda, et täna on ju jalgpalliõhtu. Ja mitte lihtsalt jalgpalliõhtu, vaid finaalmäng. Ja Olgeri tahvlist me seda siit ka vaatame. Eile vaatasime Prantsusmaa-Inglismaa mängu. Laavu all oli ka väga sulnis. Aga täna on kindlasti veel mõnusam. Väljas sajab vihma, aga meil on siin soe, katus pea kohal, tuul absoluutselt ei puhu. Ja võtame väikese tetiõli ja Finlandia viina
ja vaatame jalgpalli MM-i ja ma arvan, et nagu elu enam nagu väga palju paremaks minna ei saa. Ja laadida saab siin kõiki asju, nagu ma juba ütlesin, et eile ma ei tea, kas ma rääkisin seda, aga eile ma Olgerile ütlesin, et homseks võiks leida mingi siukse koha, kus saab vaadata jalgpalli ja kus saab kogu oma kuradi kraam, mis on vaja laadida, saab ära laadida. Ask and you receive. Et siin me nüüd oleme, teadmata, et siuke koht üldse eksisteeris, sõitsime lihtsalt siia ja vägev. Vaat nii. Olger, kuidas sul läheb? Külla. Mene hyvin. Jaa, väga hea, Olger ütleb. Nii. Olgeril on kõik hyvä. Külla. Mutta olut on loppu. Olut on loppu. Nüüd me hakkame seda viga parandama. Vahepeal sõime. Kiirnuudleid. Vorstisse tükeldatud. Seda me ei hakanud filmima, aga mul jäi natuke väheks veel. Söögist oli väga palju möödas. Panin sokid sinna. Mina sain sokke. Olger küpsetab sokke, mina küpsetan siin natuke leivakääru ja ühte seda pagana makarat, juustumakarat. Üldiselt on kõik nagu väga chill ja mõnus, safe and sound. Ootame jalgpalli finaali algust. Ja nii on. Aga ma praegu vaatan siia kaamerasse, see näeb isegi kaameras väga hea see koht välja, et tõesti on mõnus. Aga telgi ma panin ikkagi välja. Siin need voodid on, või need voodid siin pole. Lavatsid on nii kitsad, et siin tuleb magada nii, et sa ei liiguta ennast. Ma olen ühe korra siukse lavatsi peal magades ärganud sellega. Väga karv ärkamine oli, kuna ma ärkasin nagu põrandal kukkumine ja puff. Et analoogses kohas siis Eestis RMK kohas. Olger, kuidas sul läheb? Endiselt hästi. Olgeril läheb endiselt hästi. Ma vaatan tänast sõidugraafikut. Kohe väike live update. Palju me siis täna sõitsime? Mul on segane, kas 517 või 534? Täna? Ole nüüd? Ei, kokku. Ehk siis eile oli 300. Eile sai jah mingi 300 tehtud. Siis kokku on 534, siis ma arvan, et peaks olema õige. Täna siis 200 millegiga. Tundus küll niimoodi jah, et rohkem see olla. Ma selle tankimiste järgi ma mõtlen, et oli minu mõnest niimoodi, et umbes 200 kilti sai tehtud. Palliga on nad ohvrid, nad suudavad neid käike tekitada. Emerik Lapark pani pika palli ette. Ja kas tuleb esimene kaart? No Viksits väga lahke.